Mis mind ajendas lavastama? Ma arvan, et see mingisugune selline algimpulss on üldse sealt kuskilt kooliajast ja nüüd see on võib-olla aastatega siis teatritöö juures süvenenud see samune selline nagu teada tahtmine lihtsalt see, et kuidas nagu nii-öelda siit poolt sinna poole vaadata on. Et alati oled nagu näitleja olnud seal lava peal selles positsioonis, et nagu sind nagu peegeldatakse ja sinule öeldakse ja nii edasi. Ja siis on ju kõikide protsessidega tekib nagu endal nagu mingisuguseid küsimusi, et kas seda saaks kuidagi paremini või lihtsamalt või konkreetsemalt või ütleme üldse, mis on nagu need asjad, millest ise näitlejana kuskil lavastusprotsessis olles tunned puudust. Ja et üks põhjus on nagu see samune, et vaadata nagu siit positsioonilt seda, et mis see keerukus on. Looming on küll vaba ja vallatu ja nii edasi, aga mulle ikkagi meeldib ka kõige selle juures see, et tänapäeva kontekstis see inimese individuaalne aeg, et see on niivõrd oluline, et ma seda olen üritanud mitte kuritarvitada ja kuidagi, et antava ajaraamiga siis saada see tulemus valmis. Ma ütleks, et see materjal lugedes armastasin ma seda vist kahte pidi, et võib-olla esialgu ikkagi nagu näitlejana tahtes mängida ise seda peaosa, seda Gorgi tegelast ja teistpidi tõukus samusest sellest, et kuna see minu arvates nagu on hästi näitleja peal seisev materjal, et ilma igasuguste selliste lisaefektideta või ma ei tea, missugustes nagu väliste võimendusteta, et siis ma kuidagi tahtsin või mõtlesingi selle peale, et äkki ma suudan või oskan realiseerida või öelda nagu selliseid mingisuguseid näitleja märkusi, et tuua sealt välja see, mida ma ise kuidagi nagu tahaksin, et minule lavastaja ütleks, kui ma oleksin mänginud seda osa. Ja teema mõttes on lihtsalt, miks see materjal on põnev, et seal on see leitmotiiv on see kirjanik kogu aeg viskab õhku küsimuse, et headus või argus. Et mida, nii-öelda, et kui inimesel on mingisugused valikud elus, et siis ongi, et ta nagu küsib kogu aeg, et kas me teeme oma valikuid lähtudes sellest, et nii-öelda meid on õpetatud niimoodi olema viisakas, olema moraalne, olema eetiline või me tegelikult jätame mõne valiku tegemata sellepärast, et me oleme hoopis arad. Need ülesanded, mis ma lavastajana endale seadsin, ma arvan laias laastus küll, et neid erisusi nagu kindlasti tekkis ka siin, et ega ma ei arvanud ka, et see nüüd kerge saab olema, ma ei arvanud ka, et ta nii raske saab olema, aga mulle tundub, et enda oskuste piires, et ütleme, seda ma võin nagu peeglisse ausalt öelda, et jah, et enda oskuste piires ma olen teinud ikkagi hetkel kõik, milleks ma nii-öelda suuteline olen ja üks asi on kindlasti ka see, et tegelikult, et me oleme võib-olla hetkel nagu piisavalt valmis, et tegelikult tahaks nagu publikut saali saada, et aru saada just nagu publiku selle pealt, et kuidas, mis siit läbi tuleb ja mis ei tule läbi, et seda me siis näeme varsti.